2023 aastal lõime koos Hiiumaa Ettevõtjate Liiduga Hiiumaa noorte stipendiumifondi. Siiani oleme suutnud välja anda 3 stipendiumi ja oleme seda saanud teha tänu headele stipendiumifondi toetajatele. Praeguseks just vaatasin üle, meil on kogunenud 25 erinevat toetajat. Et kõigepealt kuulutame välja 2025 aasta 2 uut stipendiumi saajat ja seejärel täname ka fondi toetajaid. Aga et need 2 stipendiumi saajat välja hõigata, siis ma kutsuksin siia meie fondi komisjoni esimehe Andrus Ilumetsa. Palun tule. Tervist kõigile, jah. Kui siin majandusfoorumis jõudsime sellisele tõdemusele, et kui vihma sajab, siis ei ole mõtet pisaraid valada. Kuivemaks asi ei muutu, siis mul on väga hea meel, et meie pered, meie lasteaiad ja kool ja meie kogu ühiskond on suutnud siis ellu kutsuda selle väikse fondi, mis on juba saanud natuke traditsiooniliseks, elujõuliseks, on Eesti Rahvuskultuurifondi allfondina ja selle väikse panusega me märkame rohkem oma noori, hoiame nendega suuremat sidet, meie noored on meie saadikud ja võimaldame siis selles keerulises ja väljakutset rohkes elus neil nõksa kergemini läbi saada. Ja mul on hea meel siis, et me suudame välja anda sellised stipendiumid, mis on siis pisikene raha panus igas kuus noorele üliõpilasele esimese 3 õpinguaasta jooksul või 3 aasta jooksul, kui ta mis tahes perioodi jooksul selliselt, et nad saavad nende vahenditega ise oma äranägemise järgi toimetada ja oma õpinguid läbi paremini siis ellu viia. Ja see stipendium on siis, ma selgitan ära, võib-olla kõik ei tea, stipendium on siis 3 aasta jooksul igal kuul, hetkel veel 300 eurot, et me proovime arendada mitmes suunas, et suurendada seoses elukalliduse kasvuga seda summat ja teistpidi äkki meil õnnestub kunagi anda stipendiumid välja kõikidele meie noortele, kes siit lendu lähevad. Esimese stipendiumi sai siis komisjoni otsusel psühholoogia õppekava tudeeriv tudeng Grete-Liis Rünt. Oodake. Ja ma loeksin ette ikkagi selle noore inimese motivatsioonikirjast mõned lõigud. Näen ennast tulevikus mitte ainult abistava spetsialistina, vaid ka noorte vaimse tervise valdkonna eestkõnelejana Hiiumaal. Noorte stipendiumi toel saan veelgi rohkem keskenduda oma erialasele õpingutele, osaleda koolitustel ja vabatahtlikus tegevuses, mis toetavad minu arengut tulevase koolipsühholoogina. Andes mulle väärtusliku võimaluse panustada tulevikus hiidlaste heaolusse, mitte ainult professionaalse psühholoogina, vaid ka eeskuju ja toetava kogukonna liikmena. Nii. Hiiumaa saadikuks olemine tähendab minu jaoks olla ühendav lüli mandri ja saare vahel. Õppida, areneda ja tuua need kogemused ja teadmised tagasi koju. Usun, et noor, kes on saanud sellelt paradiisi saarelt tuge ja kasvamiseks vajaliku keskkonna, kannab endast vastutust seda toetust ühel hetkel kogukonnale tagasi anda. Grete-Liis Rünt.
Mul on ja meie fondil oli selline plaan, et me toetaksime siis reaalainete üliõpilast ja võimaluse korral ka poole õppijat. Teiseks stipendiumi saajaks sai siis veterinaarmeditsiini õppiv tudeng Noora Kattel. Loeksin tema puhul ka ette siis motivatsioonikirjast ühe lõigu. Tahan kindlasti tulevikus seista veterinaaria valdkonna arengu eest ja olen veendunud, et on vaja rohkem noori ja motiveeritud loomaarste, et olukorda parandada. Tulevikus sooviksin avada enda loomakliinikum, mis pakuks praktika ja töökohti just tudengitele. Kuna kogen praegu ise, et veterinaria tudengina on väga keeruline leida kooli kõrvale erialast tööd või praktikat, siis sooviksin tulevastele loomaarstidele pakkuda võimalust saada töökogemust ja praktilisi teadmisi juba õpingute kõrval. See tähendab ettevõtluse, selle foorumiga läheb see hästi kokku. Veterinaaria eriala tunniplaan on intensiivne ja hõlmab tudengi argipäeva nii, et õpingute kõrval tööl käia on väga keeruline. Samas pole kodust kaugel õppimine ei lihtne ega soodne. Seda me teame kõik. Stipendium võimaldab mul suunata kogu tähelepanu õpingutele ja keskenduda oma unistuste eriala omandamisele. Noora Kattel. Tundub, et Noorat ei ole kohal. Et siis kalistame teda hiljem. Aitäh! Ja nüüd soovime esile tuua fondi toetajaid, kes on siis 2025 aastal fondi enim panustanud ja selleks ma kutsun siia Ettevõtjate Liidu juhatuse liikme Kaja Antonsi. Anname välja Hiiumaa noorte stipendiumifondi Platinum taseme toetaja tänukirja ja sellel aastal saab selle üks perekond, Kerti ja Evelin Kogermann. Nad ei saanud kahjuks tulla, aga sellega on selline vahva lugu. Ma loodan, et nad ei ole vastu, et ma teiega seda jagan. Aga nad võtsid minuga umbes pool aastat tagasi ühendust ja ütlesid, et meie väga sooviksime kuidagi läbi siis kas mõne organisatsiooni või mõne tegevuse Hiiumaa noori toetada, sest neil on Hiiumaa juured. Ja siis ma mõtlesin ja pakkusin välja, et meil on loodud just värskelt stipendiumifond, et kui te rahaliselt soovite toetada, et siis see on üks variant, aga loomulikult me sooviksime ka muud moodi neid kaasata. Ja siis pool aastat hiljem nad võtsid minuga ühendust, ütlesid, et me nüüd pidasime oma pulmad ära ja kõik pulmakingi, mis me saime, me annetame fondile. Ja et see on siis panus. Ja 2025 aastal kuldtaseme toetaja tänukiri läheb jagamisele ja kõigepealt ma annaksin selle üle Hiiumaa vallale, kes juba teist aastat järjest ka toetab fondi. Ja kolmas tänukiri läheb juba tegelikult 3. aastat samale inimesele ja selle inimese nimeks on Kristjan Linkov. Aitäh talle! Et ta ei saanud ka kahjuks tulla, aga me saadame selle tänukirja talle järgi. Et aitäh!